Tere, nii tore on seda üritust ja jälle kogeda ja eriti meeldib mulle see, et nüüd on alati uued näod, uued inimesed juures. Algusaastatel olid need samad inimesed, keda ma niikuinii juba tundsin, aga et see teema ja valdkond et nagu ikkagi läheb laiemaks ja see ongi see eesmärk. Ja nagu siis on ka traditsiooniks saanud, siis esimesed 10 minutit tuleb meie enda tutvustust, et mis me siis viimase aasta jooksul oleme märganud Eesti siis demokraatia maastikul. Ja Kadri, palun anna märku, kui see läheneb see aeg, et ma nägin, et mul kella siin ei ole. Yes. Nii et hakkame ruttu minema, oleme kiired ja konkreetsed. Kõigepealt, kuna see läheb linti ja on ju palju inimesi, kes on siin esimest korda, mis asi on Eesti Koostöökogu? Eesti Koostöökogu ongi rahvaalgatus.ee portaali pidaja ja see, kus see portaal meie tegevustes on, ongi siin pildi peal näha. Lisaks sellele me anname välja ka Eesti arengu aruannet ja tegeleme koolidemokraatia ja arutelukultuuriga. Nii et koolidemokraatia näide on meil seal seina peal olemas, kaasav eelarve Eesti koolides on meie üks initsiatiiv ja arutelukultuuri teema siis dialoogi ringidena üle Eesti ka praegu parasjagu käib, nii et neid tegevusi on meil päris palju. Ja kui nüüd öelda, et mis rahvaalgatus.ee on, täna on 10. aasta, et alguses oli ta selline väiksem, aga nüüd on ta juba võtnud siis suure mastaabi Eesti osalusportaalide maastikus, ütleks suisa, et ta on praegu ainuke nagu kaasaegne toimiv portaal, et meil on siin olnud ka eelkäijaid, kes võib-olla olid oma ajast ees, aga nad on siis jätnud oma pärandi ja meie oleme sellega edasi tööd teinud. Siis tänaseks saab rahvaalgatus.ee kaudu esitada ettepanekuid nii Riigikogule kui kohalikule omavalitsusele. Ja täna me eelkõige keskendume kohalikule omavalitsusele, aga minu käest võib ka muidugi kõike riigi tasandi kohta küsida. Ja lisaks on sellele olemas ka õigus Euroopa kodanikualgatuse teostamiseks ja selle saadikud me oleme ka, et ka selle kohta me saame infot jagada. Et Euroopa Komisjon ka tegeleb erinevate demokraatia innovatsioonidega ja väga süsteemselt ja edukalt. Nii nüüd tänase päeva puhul siit eriti olen näha seda kirjut pilti, aga see pilt tuleb meil materjalidega kaasa, kus me proovisime 10 aastat panna ühe slaidi peale kokku. Võib-olla mis väga oluline on see, et seal on see üks punane täpp. See oli 100 000 allkirja esimese 5 aasta jooksul ja järgmise 5 aastaga me jõudsime 1 miljoni juurde. Et see näitab seda suurt plahvatust, mis siin on vahepeal toimunud. Allkirjade arvud kõiguvad üles alla, aga mis on oluline, see lainetus on algatuste arvud. Me näeme see sinine kiht. Et Riigikogu tasandil me oleme jõudnud mingisuguse sellise platoo peale, et meil lähebki kuskil 20-30 algatust Riigikogusse iga aasta, aga need lähevad üha suuremaks ja me räägime nendest rohkem, aga me kindlasti ei spämmi parlamenti. Et see on hästi oluline, et nüüd me saamegi tegeleda seal arutelu kvaliteedi tõstmisega ja rohkem süsteemsemalt tegeleda Riigikogu tasandiga sellisel viisil. Küll aga me näeme, et algatuste arv kasvab järjepidevalt kohalikul tasandil, et see aasta või õigemini siis eelmine aasta oli neid suisa 2 korda rohkem kui Riigikogule esitatud algatusi ja me ennustame, et see arv kasvab üha edasi. Aga nüüd sellest viimasest kohaliku tasandi aastast räägib siis meile Karolin paar sõna. Saime eelmise aasta juunis küsida Eesti elanikelt ka, et kuidas nemad seda rahvaalgatuste võimalust ja portaali näevad ja meie jaoks tuli hästi oluline number sealt välja, mis on, et 70% vastanutest kinnitab, et sisuline menetlus suurendab poliitiku usaldusväärsust. Ja miks me sellest kinni võtsime, on see, et me näeme, et sellisel ajal, kus demokraatia usaldus ja osalus on pigem langustrendis, siis rahvaalgatused pakuvad väga konkreetset võimalust pidada dialoogi poliitikute ja inimeste vahel. Ja nagu Maarja-Leena mainis, siis kohalikul tasandil on see osaluse tõus väga selgelt välja tulnud just viimase 2 aasta jooksul, kus see ongi olnud suurem kui Riigikogu tasandil.
kui Riigikogule on näha, et siin 10 aasta vältel on üsna stabiilne see saadetud algatuste arv, siis kohalikul omavalitsusel on see pidevas tõusujoones. Ja sellega oleme täheldanud ka mõningaid pingeid, sest et kuigi kodanikud on väga aktiivsed ja osalus tõuseb, siis menetlus ei jõua tihti sellele järgi. Et omavalitsuste tasandil menetlusprotsesside nii-öelda lahendamine on tänaseni veel natuke ebaühtlane ja kahjuks 5% suunatud algatustest ei jõua isegi ametliku otsuse või menetlusprotsessini. Et see on nüüd meie jaoks järgmine samm, et kuigi osalus tõuseb, siis üritame ka seda menetlusprotsessi ühtlustada omavalitsuste vaates. Ja sealt tuleme ka kasutajatoena meie appi ja aitame seda dialoogi just omavalitsuste ja kodanike vahel pidada sellise vahemehena. Sest tihti on kahjuks ka tänaseks see kontakt ja dialoogi oskus kadunud nende vahel. Aga positiivsel noodil, et on oodata, et menetlusprotsessid jõuavad aina enam lõpuni ja algatused jõuavad menetlusse, sest et on nüüd hiljuti vastu võetud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutus, milles siis nüüd eemaldati kohustus esitada algatusi eelnõu vormis. Ehk siis see tähendab, et enam ei pea kodanikud seda normitehnilist nii-öelda ülesehitust oskama vormistada ja me näeme, et sellel on lootust optimismiks, et aina enam algatusi jõuab menetlusprotsessiga lõpuni. Ja kindlasti meie poolt on ka oluline sõnum, et kaasav valitsemine on kulutõhusam ja hoiab ära hilisemad vigade parandused. Nii, olemegi enam-vähem. Just, väga oluline. Ma just tegin majandusliku analüüsi kaasamise kohta. Parem kaasamine on odavam. Lühilausetega. Ehk miks see siis kõik oluline on, et nagu Karolin ütles, me teeme väikest omnibussi, tegelikult inimesed on hästi positiivselt meelestatud selle õiguse suhtes ja seda tuleks nüüd seda usaldust ka juurde luua sellega, et me võtame kuulda, et just ongi see, et mitte, et peab nõustuma kõigega, aga see, kui on sisuliselt ka argumenteeritud ja tagasi lükatud, kui poliitilist tahet näiteks ei ole, siis see on ka väga-väga hea. Ehk inimesel on vaja seda tunnet, et see, mida ta ütleb, et see loeb, et siis ta on ka kriitilistel momentidel koostööaltim, et see on hästi-hästi oluline. Ja kuidas siis me edasi läheme, eks nagu juba sai mainitud, me töötame selle aruteluga, mis juhtub siis, kui allkirjad on kuhugi jõudnud, et kas Riigikogu tasandil on mõned struktuurid või siis kohalikul tasandil, mis me saame teha. Nii et ma olen ka siin terve päeva jooksul kohal ja kuulan teid, et mis on teie kogemused, et mida meie saame teha selleks, et seda selgitada ja kokku tuua mõlemat osapoolt. Et selline on meie kasutajatoe roll täna. Et see on kindlasti see uus roll, kuhu me üha rohkem sisse läheme. Et me ei anna enam sellist juriidilist nõu, kuidas konkreetset seadust lugeda, aga me proovime ka seda arutelu toetada, mis juhtub siis, kui allkirjad on kohale viidud. Nii et sellega ma siis lõpetan. Ootan arutelusid. Jaa. Aitäh koostöökogu, et te sellist tänuväärset tööd teete ja neid võimalusi loote meile ja Eestile. Et kas keegi tahab kohe küsida? Ja seal on kohe üks küsimus. Kohe huvitas see, et kohalike omavalitsuse tasemel on aktiivsus tõusnud. Kas te olete näinud ka piirkondi, kus see on ja millest see tõus võib siis olla tingitud? Ma ei usu, et see üle Eesti on. Ma vaatasin seda kaarti ka natukene, et osad kohad olid seal hallid. Et mida see kõik siis tähendas? Ütleme nii, et ei ole mitte piirkondlikud erinevust, on pigem teemade lained.
et seda me oleme juba selle ajaloo pealt näinud, et meil on kohalikul tasandil kuskil 6 aastat praegu toiminud, et on piisav aeg, et juba saab hakata järeldusi tegema. Esimene suurem laine oli kõik kultuurimajad, koolid, kogukonnakeskused, kui nende sulgemine oli, sest tekkis see punkt ühiskonnas, kus raha ei olnud enam nende ruumide eest hoolitseda ja pidi neid raskeid valikuid tegema. Ja siis me nägime, kuidas erinevad kohalikud omavalitsused sama teemaga tegelevad ja kuidas rahvaalgatused siis sealt alt üles tulid ja kuidas erineval viisil neid asju lahendatakse. Praegu järgmine laine, mis kindlasti nagu loob seda fooni, on kogu energeetika. Tuul saab palju tähelepanu, sest see puudutab väga paljusid omavalitsusi, aga meil on ka kõik teised energiatüübid olnud arutlesul. Nii et pigem teemad, mitte piirkonnad.